Tere! Nüüd on asjalood selged. Mul on hea meel, et siia on sattunud inimesi istuma tahtlikult või siis kogemata. Kõik on teretulnud, ka kes siin ringi sahmivad meie ümber. Me oleme täna siin võrdlemisi tõsisel teemal. See pole kindlasti üllatus enamikele teist, et meil on Eestis, Euroopas, globaalselt mure tekstiilijäätmetega. Neid tekib, neid on terve meie eluiga tekkinud, aga kuhu nad lähevad? Mis otstarve neil on? Mida me teeme? Kas nad üldse on tekstiilijäägid, jäätmed? Ka selle me saame kindlasti täna siin natukene selgemaks vaieldud. Aga mina olen Anett, olen Fashion Revolution Estonia liige, olnud juba viimased 5 aastat ja seetõttu ka see teema mind täna siia tõi. Aga tutvume ka meie panelistidega. Meil on siin 4 imeilusat toredat inimest, kõik elu eri valdkonnast. Võib-olla te kõik ütlete enda kohta mõne sõna. Alustame Pillerinust. Tere, mina olen Pillerin. Mul on ülisuur hea meel siin olla. Ma originaalis olen Tallinnast, aga sündinud Tartus. Nii et siia tulla on alati väga-väga tore. Ja mina olen teisest tiirust. See roosa plakat ka teile, et paremini meelde jääks. Ja mis meie siis teha proovime, on normaliseerida taaskasutust ja muuta see selliseks ihaldusväärseks valikuks, kuhu kõigil on tore ja rõõmus tulla. Et me küll avasime oma poe Tallinnas alles augusti lõpus, aga juba oleme leidnud väga palju toredaid kliente ja kindlasti on veel väga mitmel meie juurde tee veel leidmata. Nii et me väga-väga ootame neid ja ma arvan, et lisaks sellele, et me oleme loonud sellise füüsilise ruumi, näeme me igapäevaselt väga palju vaeva ka tegelikult enda klientide harimisega. Just selles vallas, et miks üldse pöörata tähelepanu jäätmete ringlemisele, miks see on nii oluline ja võib-olla nagu anda edasi ka seda mõistet, et see ei pea olema üldse nii keeruline, kui see esmapilgul tundub. Vot, annan sõna edasi. Ja, aitäh. Mina olen Maiko Keskküla. Olen siis kaupluste keti Sõbrad sõbrale tegevjuht. Et Sõbrad sõbrale on selline hea tegevuslik kaupluste kett, mis teenib raha siis omakorda abivajajate abistamiseks. Ja meil on siin Tartus kokku 3 kauplust. Müüme kõige enim müüdud kategooria. Meil on kahtlemata riie ja tekstiil. Ja meie selliseks mureks on ka see, et kuidas siis riie, tekstiil, jalanõud ja kõik muu võimalikult palju korduskasutatavaks teha. Ehk siis, et jääkski sellisele tuiksoone peale, kus inimesed igapäevaselt liiguvad ja see oleks üks normaalne osa iga ostleja valikust. Mina olen originaalis Paidest, pärit Eestimaa südamest ja töötan siin Tartus, aga kuna meil kauplused on üle Eesti, siis ma olen avastanud, et see Paide on kõikide muude asjade kõrval tegelikult üks päris hea elamispaik, et igale poole on hea lühike maa minna. Türilt näiteks rongiga. Aitäh. Tere, mina olen Auli Uiboopin, niimoodi öeldakse mu perekonnanime. Ja mis mina teen? Ma olen tekstiilitakso algataja ja suures pildis ma ütleks, ma olen tekstiilide elluärataja, et kui kõik teised teise ringi poed või inimesed ütlevad, et see tekstiil on nüüd jääk või jääde või viskanda ära ehk siis surnud, siis mina pildlikult lähen selle tekstiili juurde, nende südame, mis nad on, mis särtsu annavad. Panen selle kanga peale, annan särtsu ja vaatan, sain pulsi ja proovin ta elu veel pikendada. Hästi piltlikult maalisin teile selle, aga täpselt seda ma teengi. Et toimetan Riisiperes hästi suures angaaris, kuhu kõik tekstiilijäägid, sest et see ei ole jääde, jõuavad. Ja seal ma siis proovin leiutada mida ja mis teha, et nende eluiga pikem oleks. Ühtlasi ise tituleerisin ennast ka prügiprintsessiks, sellepärast et lisaks tekstiilile tunnen, et väga paljude asjade väärtusest me vaatame nagu üle, viskame hästi kergekäeliselt asju ära ja ühesõnaga leiutajate külalotte, prügiprintsess ja tekstiilitakso on märksõnad. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Anna Peters ja tegutsen sellise brändi alt nagu Franz Reiver. Ja me aitame siis brändidel silma paista läbi unikaalsete vormiriiete ja merchi. Kogu meie toodang valmib Eestis ja peamiselt siis eritellimuse alusel. Ja
jah, et tootmisest siis tekkivad jäägid me tihtipeale kasutame ära uutes projektides ja jäägid siis, millest ei ole võimalik enam tooteid teha, siis me annetame need ära ja nendest tihtipeale kootakse sellised vaibad, nii et isegi niidid ja väiksemad tükid lähevad kasutusse, et olen ka suur taaskasutuse entusiast ja et antud teema on minu jaoks väga põnev, mis me siin täna rääkima hakkame. Ja teadupärast siis sinu bränd on ju ka kasutanud teiste ettevõtete ülejääke, siis ütleme niimoodi. jah, just tootmisjääke, et viimati tegimegi avaekspertide tootmisjääkidest unikaalse kollektsiooni, mille jakid siis on hetkel New Yorgis ühes pop-up poes müügil. No väga põnev, meil on siin väga erinevatest eluvaldkondadest. Kindlasti teil kõikidel on oma mured siin südame lukkude taga. Aga lõpuks me maandume kõik selles, et kuhu meie enda isiklikud ärakantud rõivad jõuavad. Mõtestasin tänaseks selle paneeli selliselt lahti, et me räägime kõigepealt minevikust, kus me tuleme, kus see taak meiega kaasas käib, kus me täna oleme ja mis on need unelmad, kuhu me siis suunduda ja siirduda võiksime. Kas keegi üldse teist teab, et kus kogu see tänane kogumissüsteem algus on saanud, kuna me üldse hakkasime koguma enda tekstiile selliselt? Äkki Maiko on siin? Milliselt? Selliselt, nagu me täna kogume või kas sa nimetad seda täiesti puudulikuks? Ma ei oskagi selles mõttes, et kui sa mõtled kogumise all seda, et me saaksime nad korduskasutusse suunata, siis ühesõnaga 1. jaanuarini ju nii-öelda, kui me räägime tekstiilijäätmetest, on nad valdavalt kukkunud olmejäätmete sekka. Paraku toimub see ka pärast 1. jaanuarit käesolevat aastat, eks ole, sest et meil ei ole nende liigiti kogutud riide- ja tekstiilijäätmetega mitte midagi peale hakata peale irus põletamise. Ja ka iru ei taha neid põletada, sest see rikub põletusahjusid. Jah, et teda tuleb siis segada omakorda olmejäätmetega. Tegelikult parem on see, kui nad on olmejäätmete nii-öelda iru seisukohast on parem, kui nad on segatud olmejäätmetega, kui see, et nad on siis ühes kohas riided koos, eks ole. Aga see on nagu see kurb osa sellest, et meil tegelikult lihtsalt ei ole täna turul konkurentsivõimelist mudelit, mis suudaks neid ümber töödelda, kui me jäätmetest räägime. Korduskasutusega ma usun, et on olukord palju parem ja siin mul on hästi hea meel tervitada nii-öelda enda konkurenti ja kaasteelist ja koostööpartnerit Uuskasutuskeskust, kes on tegelikult väga kenasti ja ma väga tunnustan neid Eestis väga julgelt seda korduskasutuse väärtust kultiveerinud juba päris üksjagu aastaid, vist 2000-ndatel said nad alguse ka väärtuspõhise mittetulundusühinguna, et lihtsalt päästa vanu asju ja anda neile uus elu. Ja ma arvan, see on kindlasti eestlaste teadust väga palju mõjutanud ja järele on tulnud Humana, meie sealhulgas ja tegelikult kogu selline second hand korduskasutusskeene. Meie omalt poolt oleme kultiveerinud seda, et see ostukeskkond oleks hästi hea ja mitmekesine. Nii et seal on nagu see parem, et võiks öelda nii, et eestlaste korduskasutus on võib-olla juba veres, eks ole, seal 90-ndatest nii-öelda kasutatud asjade poodide näol. Ühest küljest tuleb see sisse, aga kui sa küsid riiete, tekstiili kogumist ja jäätmete maailma, siis seal me oleme ikkagi väga alguses. Ja alates, ütlemegi siis sellised enne 2023. aastat oli olukord praktiliselt selline, et ainult vabaühendused oma vabast tahtest ja vabast soovist ja tegelikult kogusid ainult. Nüüd viimaste aastate edusamm on olnud see, et on pandud siis seadusandliku pilku siia juurde, mõõdet ja kava ja nüüd ju tegelikult me otsime seda head lahendust riiklikul tasandil täpselt samamoodi, et mis siis nende jääkidega saama hakkab. Kas just edusamm? See on positiivne, et riik mõtleb sellele, et Euroopa Liit suunab meid sinna mõtlema. Ja aga mõtlemine on üks asi, me oleme päris kaua aega mõelnud juba ju. Me oleme mõelnud, kuigi eelmisel aastal tegelikult alles hakati tootja vastutuse süsteemi Eestis looma nii-öelda. Tänaseks see valmis ei ole, Eesti riik veel mõtleb. Las ta mõtleb siis. Äkki mõtleb välja või äkki mõtleme meie 20 aasta pärast vaatame, et nii tore, et mõtlesime. Jah. Aga minevikust veel, nüüd me hüppasime tulevikku, kaugesse tulevikku.
minevikust veel, et võib-olla siis me saame kuidagi rääkida ka sellest, et jah, meil on veres see rõivaste korduskasutamine, taaskasutamine, aga kuidas see aja jooksul muutunud on? Igaüks võib enda sisse ka mõelda, et kas te olete näinud enda tarbimisharjumustes muutumist, miks, mis on selle esile kutsunud, aga kuidas teie seda tunnete? Mina jah, võib-olla nagu natukene olen ikkagi kinni veel selles, et kuna ma olen ju igapäevaselt seotud just selle osaga, mis puudutab riiete taaskasutamist, siis ma ikkagi näen, et ka seal on veel väga palju arenguruumi, et kindlasti suuremad tegijad nagu Uuskasutuskeskus ja Sõbralt sõbrale on teerajajatena nagu tohutu töö ära teinud. Aga kui me mõtleme sellest, et kust see minevikust tuleb, on ju, siis kõik sellised sõnad nagu kirbukas, kaltsukas, et need on ju põhjustega sellised, et eelkõige ikkagi ühiskonnas, ma arvan, et see maine osta kaupa taaskasutuspoest on alles nüüd viimase võib-olla 5 aasta jooksul ma näen tugevalt muutumas ja ega see ei ole juhus, et neid poode tuleb ainult juurde. Ei ole juhus, et seda juhtub just nüüd, kui majanduslikult on keeruline, aga ma arvan, et lihtsalt inimeste mõttelaadis on nii palju muutunud ja mida me vajame tegelikult selleks, et selline äri saaks püsida, ongi just see, et sinna tuleks kvaliteetset kaupa. Kiirmood ei ole see, mis aitab taaskasutusel püsida, sest et need riided lihtsalt ei ole toodetud nii, et need saaksidki püsida ja need saaksid üldse mitmendale ringile jõuda. Ja kui nüüd mõelda sealt edasi, siis tegelikult selleks, et meile jõuaks paremad materjalid, paremad brändid, peab toimuma mindshift ka nagu kõrgemas klassis, mis tähendab juba jõukamaid inimesi. Et mida rohkem pöördub jõukam inimene taaskasutuse poole, seda pikemaks tegelikult see ring läheb. Seda rohkem on jällegi põhjust tulla ostama võib-olla keskklassil või madalamal klassil. Ja ma arvan, et see ongi nagu see kõige suurem nihe nagu normides, mida me praegu vähemalt teises tiirus teadlikult üritame saavutada. Et enne tiiru loomist ma mitte küll teadlikult, aga alateadlikult olen terve elu valmistunud selle poe tegemiseks. Olles terve elu ise olnud 90-ndast pärit lapsena kaltsakas, kirbukas ja nii edasi. Et Eestis ma arvan, ma olen kõik võimalikud poed läbi käinud, tuhninud kõikides banaanikastides ja lihtsalt nagu see missioonitunne muuta see inimese jaoks nagu atraktiivseks. Et sa lähed peole, sa ütled uhkusega, see kõik mu seljas on taaskasutusest. Ja võib-olla see ei väljenda seda, et sul on kehvad eluolud, vaid vastupidi, sa oled väga leidlik. Ja kui Skandinaavia poole vaadata, siis täna me juba oleme seal, et jõukam klass, tema näitab eeskuju ja kõik teised lähevad järgi. Ma tõmbaksin kohe debati käima. Et ma natukene esitan oponeeriva vaate. Mina näen ettevõtjana hoopis seda pilti, kus väiksemad kirbukad, kaltsukad sulgevad ennast täna. Kus kohas? Väiksemates kohtades, väiksemates linnades. Paraku on see selline üle-eestiline trend, et miks see nii on? Et see ongi tegelikult üks põhjus, on kahtlemata kiirmoe tulekul, mida siin juba mainiti. Et lihtsalt kirbukad, kaltsukad, mis on suuresti täna riidele, tekstiilile orienteeritud, lihtsalt ei pea selles konkurentsis enam vastu. Väga lihtne, et see, et varem, kui me tõime Skandinaavia kvaliteetset tekstiiliriiet sisse, siis enam see nii-öelda võrreldes uue kauba odavusega nii ei ole. Ja me näeme, et tegelikult väiksemad kohad sulgevad ennast. Jah, sellised ägedad näited suuremates linnades elavad ja toimivad. Miks? Sest seal on premium kauba annetajad. See, kes toob, annetab selliseid asju. Kui vaadata, kus on uuskasutus, kus on sõbralt sõbrale, kus on Humana, eks, siis võite teha omad järeldused. Et Humana sulges oma kauplused Narvas ja Jõhvis. Meie eile hommikul nõukogus arutasime väga pikalt enda kaupluste tulevikku nendes piirkondades. Et see paraku nii on, et üldistusi ei saa teha ja ma ütleks niimoodi, et see korduskasutus, pange tähele, on varsti suurte linnade eksklusiivne privileeg ja pigem selline eksklusiivne teenus, mida ja võimalus
mida sugugi igale poole Eestimaa otstesse ei jagu. mina ei ole nõus, sest mina vean neid sinna et selles suhtes Aga nad ei sa pea oled- ostma neid sealt, ma sa viin oled need täitsa tasuta. teisest No jaa, aga ära skaalast. ütle, et neid ei ole seal, siis need on seal. Nad ei saa osta neid tõesti, sest Aga- need on neile tasuta. sa ei tegutse ka nii-öelda äriplaani alusel. ja täpselt nii on. aga no ikkagi, neid on ikkagi omajagu veel alles ja ma arvan, et jah, ma olen sinuga nõus ja seda on kurb näha. Et käies ise, mul on väga palju lemmikuid poode väikestes kohtades ja ma näen, et need ongi aastate jooksul kinni pandud. Aga ma näen ka väga paljusid teisi ärisid, mis on ennast sulgenud, et see on nagu mingi suurem ikkagi põhjus, mis selle taga on ju. Ja ma arvan, et inimeste mugavus ka ikkagi hästi palju, et nad ei tahagi käia seal füüsilises poes väga enam. Lisaks See on- mugavusele ka ilumeel. Teise tiiru puhul on hästi suureks eeliseks see, et teil on tõesti väga ilusti kureeritud kauplus, mida ei ole kindlasti väga paljustes maakohtades. Jah, teil on ka seda brändikaupa väga häid leide on seal loomulikult. Aga just see, et me käime hea meelega kohtades, kus me tunneme ennast hästi, kus me tunneme, et me oleme võib-olla mitte kõige väiksema rahakotiga on ju, et ma arvan, et siin on palju detaile lisaks sellele, et lihtsalt meil on väike koht, suur koht, sulgeme mitte. Aga Maiko, äkki järgmisel koosolekul siis juhatusega räägite ka sellest, et tegelikult tulevikutrendid näitavad seda, et suumerid, meie noored shoppavad palju meelsamini teise ringi kauplustes kui esmasel ringil. Et võtke seda ka siis arvesse. Seda oli jah juttu, et see 40-ndates olev põlvkond ehk siis minu põlvkond peaks justkui eest ära minema, et alles siis on mõtet nagu seal uuesti kauplust pidada. Eks hakka siis mantlipärijat otsima. No hästi, me oleme siin nii sujuvalt tulevikku ka läinud on ja ehk siis suhtumine on oluline. Meie kõigi suhtumine, kuidas me siis suhtume sellesse. Aga kommunikatsioon. Kuidas te tunnete ja vaatate kommunikatsiooni, kuidas see on KOV-ides olnud, kuidas see on klientide poolt olnud teile? Me räägime nüüd sellest, et mida teha nende tekstiilijäätmetega, jah, mida ei saa enam ringi töödelda või tähendab, mida ei saa siis enam kanda põhimõtteliselt, jah? No tegelikult ma jätsin selle küsimuse lahtiseks. Esiteks, rääkides siis taustast, KOV-idel on olnud siiani kohustus teha seda teavitustööd, et meil selle aasta 1. jaanuarist siis muutus tekstiilide kogumissüsteem. Me viisime läbi uuringu selle aasta esimestel kuudel, kus küsisime muuhulgas ka siis inimeste arvamust selle sama kommunikatsiooni osas. Eranditult, tegelikult ma ei saa öelda eranditult, see oli ligi 70%, kes ütles, et KOV-ide kommunikatsioon on olnud täiesti puudulik. Ei ole sorteerimisjuhiseid, ei ole sorteerimiskaste, kõik on täiesti, ütleme nii, et puudu lihtsalt, eriti seda väiksemates kohtades. Meil on täna Eestis vist oli 60 või 80 maakonda, kus meil on kogumissüsteemid tagatud. Väga paljudes kohtades seda üldse ei ole olemaski, meil on ainult üks väike Auli, kes teeb suuri tegusid. Kuidas näiteks tekstiilitakso osas on vastu võetud, et kuidas te olete oma kommunikatsiooni teinud, kuidas te olete nende mahtudeni jõudnud, mida sa enda angaari tood? Vaata, ma käin tasuta ukselt uksele kullerteenusena su tekstiilijäädet ära võtmas. Ma ei pea rohkem kommunikeerima kui see, et see on tasuta ja ma võtan su prügi ära ja ma teen sellest midagi. Et need on kuldsed sõnad. Ja mahud, no ma ei tea, ma saan rohkem requeste või neid palveid kuskil kohas käia, kui ma tegelikult reaalselt jaksan praegust on ju. Et inimesed tegelikult ei taha asju ära visata. Nad tahavad näha, et nende ka august ja plekist saab midagi. Et sõna levib juba on ju. Inimesed kuulevad, mingi hull Pihv lendab oma tekstiilitaksoga laivi ja võtab kõik mu jama ära on ju. No, et selles mõttes kommunikatsioon toimub. Aga KOV-ide kommunikatsiooni osas ma tahtsin seda öelda, et nad ei saagi midagi kommunikeerida, sest nad ei tea, mida öelda. Nad ei tea, mida öelda sulle, mida sellega teha, sellepärast et hästi selline juriidiliselt korrektne lahendus on see, et vii konteinerisse on ju. Aga kui sa KOV-ile ütled, et kuule, kas sa oled konteinerit näinud, mis seal taga toimub, konteinerisse ei mahu midagi, on ju. Kõik need asjad lõpevad nagunii jäätmena, siis kommid tõmbavad ennast ka konteineri osas tagasi, on ju. Ja siis seal on veits selline nagu keegi kuskilt ei ütle, et mida siis teha, aga keegi ise ka ei tee midagi, on ju. Aga mida me täna siis reaalselt teeme? Mida näiteks sõbrad sõbrale teeb nende tekstiilidega, mida teie ei vaja? Kas sa tahad rääkida sellest? Mina saan mõned. Jah,
see on selles mõttes keeruline küsimus. Tegelikult ei ole. Ja no selles, mida meie teeme, et meil on kauplused üle Eesti, igal kauplusel on veel omakorda mingid kohalikke väiksemaid partnerid, kes siis on need loomade varjupaigad, kohalikud huviringid, autoremonditöökojad, osadele me sorteerime välja puuvilla ja nii edasi, et neid on, meil on omakorda veel igal kauplusel sihukene 5-10 erinevat partnerit, hooldekodud, kellele nad annetavad. Aga see kõik on ikkagi nagu suures osas nagu tilkämbris. Et meie teeme näiteks koostööd Umanagaga, kellel on suurem sorteerimisvõimekus ja siis nemad toimetavad nii-öelda oma kanalites sellega edasi. Et see ongi täna keeruline, et seda meil ei ole, seda lahendust ja seda me ootame ise samamoodi. Väga aktiivselt osaleme täna tootjavastutuse ümarlaual ja oleme kindlasti nii Umana kui uuskasutusega seal laua taga tegemas seda tööd, et see tootjavastutus jõuaks Eestisse pigem varem kui hiljem. Minu teada viimane jutt oli selles, et see tootjavastutuse kehtestamine võiks jõuda ka koalitsioonilepingusse. Ma ei ole nüüd seda viimast koalitsioonilepingut lugenud isegi, et kas see lõpuks sai sinna sisse, aga viimane nii-öelda signaal ministeeriumi pealt igal juhul see oli. Et meil kehtestatakse see ennem, kui ta päris Euroopa Liidu poolt kõikide tingimustega isegi alla jõuab, mis on selline keskelt läbi 3-4 aasta perspektiiv. Koalitsioonilepingu järgi võiks ta siis meil rakenduda kuskil paari aasta jooksul, 1-2 aasta jooksul, mis võimaldaks siis nii-öelda hakata oma elu elama ka nii-öelda ümbertöötlejatel, kes saaksid sealt toetust. Et see oleks kahtlemata kõige parem lahendus. Jällegi, kui me mõtleme siin loogiliselt, siis see on 10 aasta võib-olla perspektiiv, et esiteks me hakkame seda, meil on vaja süsteem välja töötada, meil on vaja see raha kokku koguda ja siis me alles hakkame mingit tehast kuskil ehitama. Võib-olla isegi mingit uut... No tehas on täna ehitamisel, üks tehas vähemalt. Aga tootjavastutuse teema kindlasti see ümbertöötlemine ei ole esmane prioriteet tootjavastutuse puhul, et tootjavastutuse esmane prioriteet on see, et korduskasutuskõlblikud esemed jõuaksid ikkagi korduskasutusringi. Et see on nagu see oluline aspekt ja mida ma tahtsin tegelikult oma nagu sissejuhatava sellise nagu torkega öelda, ongi see, et see korduskasutus pole sugugi selline suur ja kasumlik õitsev ärisektor. Selleks, et meil need mudelid täna toimiksid, on vaja teha väga palju käsitööd. See sorteerida, see välja panna, see uuesti maha võtta, leida sellele järgmised ringid. Ja kui me tahame, et see toimuks massides, suurtes mahtudes, siis need mahud on seal tõesti väga suured. Üks asi on see, kui me peame ühte väikest butiiki, kus on retroriided väljas. Teine asi on see, kui me tahame, et suur osa nendest inimestest, kes siin täna ringi käivad, et nendest näiteks pooled kannaksid korduskasutatavaid rõivaid. Siin me räägime hoopis teistsugustest mastaapidest ja see eeldab hoopis teistsuguseid ärimudeleid. Ja ma ütlen seda, et ise täna kõrvalt nähes me hoiame vaevalt nagu nina vee peal. Ja kohe, kui seal mingisugused muudatused toimuvad, me ei pea enam vastu. Korduskasutus, ma tahangi öelda, on teenus, mis vajab täpselt samamoodi toetust sellest tootja vastutusest nagu ümbertöötlemine, et see toimuks. Ja korduskasutus on kahtlemata prioriteet number 1 ennem siis ümbertöötlemist. Et enne kui me nende tehaste juurde jõuame, räägime kõigepealt korduskasutuse selgeks. Kas ma võin vahele hüpata? Balsam mu kõrvadele ja mu hingele. Aga ma korduskasutuse osas tahtsin seda öelda, et ma just sain kaubikutäie müümata jäänud kraami Tallinnas ühest poest. Ja kui ma selle lahti teen, ma vaatan jakk. Hinnasilt on olnud 18 €. Nii, kui me võtame kiirmoe ja kõikide asjade hinna inimene lähebki, ostab selle uue soodsamalt, sellepärast et korduskasutuspoodides müüakse mõnda asja väga-väga kõrge hinnaga. Et kui me tahame, et see oleks massides, kas me ei peaks mõtlema seda ka, et aga müüme siis volüümi, mitte kõrget hinda? No jah, aga lõpuks selle volüümil tuleb ka see hind sinnamaani, et sellel on oma hind. Juba see, et me oleme ta kogunud, kuskilt konteinerist toonud, välja pannud, maha võtnud, maksnud selle ruutmeetri eest, elektri, kommunaalide, inimeste palgad. Et lõpuks see läheb nii kõrgeks,
selle omahind ongi 18 eurot, okei. Ja see ongi praegu nagu, mida ma teises tiirus ka näen nagu kõige suurem väljakutse. Et tore, meil on see kaup seal, meil on see ilus pood, aga meil on ka nüüd need kliendid seal poes, mis on ka väga tore. Aga klient ei ole veel valmis maksma sellist hinda, et see äri saaks püsida. Et nagu sa ütled, siis seal juures on nagu nii palju varjatud kulusid, on ju. Ja kui me räägime nendest jäätmete kogumisest, siis ma ei tea, millal me need esimesed kogumiskastid välja pandi, 2000 või? See on tänaseks 25 aastat, on ju. Et ma arvan, et nagu alles nüüd tegelikult viimase 10 kuni 5 aasta jooksul on inimesed nagu pihta saanud, mida sinna kasti viia, et ära prügi sinna viia. Et tohutu maht läheb juba praegu nende asjade sorteerimisele. Ja nagu see, et kuhu see prügi siis viia, minul isiklikult pole aimugi, et ma olen jäätmejaama viinud või Aulile andnud. Meil ei olegi täna seda õiget kohta, kuhu meie saaksime enda kantud katkiseid musti riideid viia. Mu ema just küsis, mis ta enda vanade trussikutega teeb, ega ma ei osanud ka talle öelda. Miks sa mulle ei toonud? No küll ma toon. Eks täna on õige nad ikkagi olmesse panna. Seda ütles ka ERR-i artikkel, mis pani väga paljusid kulmu kergitama ja kukalt kratsima. Aga samas mul on küsimus, et kui me paneme järjepanuna oma neid vanu tekstiile, mida me ei vaja, millega ei annagi mitte midagi teha siin olmesse, siis kes seda statistikat teeb? Keegi olmest ei praagi seda tekstiili välja. Aga kus sa võtad selle, et millega sa midagi ei tee? Auli teeb. Ei, ma lihtsalt mõtlen, kus kohas see piir läheb nagu, et sa vaatad oma augulist sokki ja ütled, et see nüüd läheb olmesse, sest sellega midagi ei saa teha. Aga selle saab purustusse ikka minna. Keegi ei tea, keegi ei olegi öelnud, et mis asi tuleb ära visata, mis asi vii taaskasutusse, pole aimugi. Ja siis on meil veel tootmisjäägid, mis tulevad Susanna juurest, mis ongi sentimeetrised tükid, jah, täiteks annab kasutada. Aga kas see on siis downcycling või upcycling, on ju, et kas me kasutame seda väärtuslikult ära või mitte? Kuidas kunagi, eks? Jah, kuidas kunagi, ma tean, paljud tootjad saadavad näiteks boksikott, palju ikka boksikotte toodame ja vajame, aga see on üks suund. Suuremaid tükke annab juba just nimelt kaltsuvaipadesse kasutada, loomavarjupaikadesse, mis ka meie uuringus välja tuli, siis üllatavalt suur osa Eesti rahvast ikkagi täna kasutab enda vanu tekstiile kaltsudeks. Lõigataksegi tükikesed, läheb majapidamisse, läheb garaaži ja see olekski minu hinnangul väga õige lähenemine. Ise tekitan selle ja ma ise kasutan selle lõpuni ära. Ja seal ongi see point, et me ei pea ootama, et keegi ütleks, riik nüüd ütleb, et nüüd sa oma sokiga tee seda, aga mõtle ise nagu. Mul on seal auka, okei, nii, mis ma veel sellega teha saan? Kui paljud siin nõeluvad oma sokke? Tuli ikka mõni käsi, see on positiivne. Me oleme tegelikult ka Fashion Revolutioniga teinud avalikke parandustöötubasid, et saamegi pundiga kokku, võtame kõik nõelakesed ja niidikesed kätte ja oi, kus me õmbleme. Ja mitte ainult naised ei õmble ja ei paranda, vaid ka mehi on meil pundis olnud. Et ka see on tegelikult üks suund, kuhu me saaksime ja peaksimegi liikuma. Parandame kollektiivselt oma väikseid asju ja me parandame lõpuks tegelikult suurt süsteemi. Tead, vahepeal inimesed ju tegid seda, on ju, parandasid kogu aeg. Nõukaajast tulid, sa parandasid, sul polnud midagi muud, on ju. Siis mingi hetk tuli see hea elu, kõik osteti, visati ära ja nüüd me läheme nagu ringiga sinna parandamisse tagasi, tegelikult parandamine on äge. Ja meil kusjuures ka, et olenevalt siis kollektsioonist, aga erinevate toodete puhul, et kui ongi, et kas lukud lähevad läbi või on vaja nööpe vahetada või õmbluseid üle teha, et siis kuna vormiriideid kantakse ikkagi 40 tundi keskmiselt nädalas, need peavad olema ülivastupidavad, et siin ongi, et võib-olla aasta hiljem mõndadel juhtudel, kas siis läheb lukk, läheb pingest katki või midagi sellist, et siis me pakume ka seda, et me saame siis nii-öelda parandada oma tehtud tooteid. Ja see on jällegi väikese tootja eelis. Ma ei taha öelda väiksem, võib-olla sõnastaks ringi, et kohaliku tootja eelis. Su kliendid on siin samas, sa saadki lubada seda endale, enda klientidele, mis on ka väga-väga oluline osa sellest, et meil ei tekiks neid tekstiile, mis kasutult kuskile jõuavad. Aga Lindström minu arust ka teeb seda tegelikult, kes on suur ettevõte, et nad rendivad neid vormirõivaid ja samamoodi parandavad ja nii edasi. Et tegelikult ka suures mastaabis, mitte ainult nagu väike ettevõtja, aga mingi suured tegelased liiguvad kuskile suunas. Ja eks nad liiguvad sinna sellepärast, et see on kasumlik sinna liikuda, on ju. Et kui tuul raha sinna suunda on, siis. Aga samas jälle teades, kuidas ma siis liigitaksin, neid on spordirõivaste tootjad. Spordirõivastel ka
ikkagi jääd oksa taha kinni, läheb kangas katki, jooksed, kukud, siis väga-väga aja ja ressursimahukas on rõivaste parandamine. Meil on vähe tootjaid täna üldse Eestis, kes on valmis seda tegema ja avasüli kutsuvad enda kliente tagasi parandama, sest et see on tegelikult miinusprojekt ikkagi enamikele. Kas Susanna sa tahad äkki seda kuidagi kommenteerida? Kuidas teil see, kas toob sisse või viib välja? Meie puhul, eks see oleneb kliendist, et ma usun, et on oluline klienti harida, et seda nii ka kiirmoe raamides, et vaadates meie konkurente, kes võib-olla toodavad kuskil kas Türgis või Pakistanis või Indias või Hiinas, et samamoodi nagu me peame harima, et meie kliente, miks ta peaks Eestis kohalikku toodangut oma ettevõttele ostma, oma tiimile, mis on tunduvalt kallim, siis miks on oluline siis seda ka parandada ja hoidagi nagu pikemalt siis kasutuses, et igal juhul nagu saab seda nii-öelda kasumlikuks teha, kui klient on nõus sellest tasuma ja ta näeb seda positiivset siis impact'i. Aga oled sa näinud enda tegutsemisaastate jooksul seda shifti või muutust siis enda klientides? Kas neil on jõudnud teadvusesse see, et jah, nad tahavadki parandada või on see alles hoogu kogumas pigem? Ma arvan, et see oleneb ettevõttest, et pigem tahetakse olla nii-öelda siis keskkonnasõbralikum, keskkonnateadlikum nii üksikisiku mastaabis kui ka ettevõttes nagu laiemalt. Kas sa tahad mõne ettevõtte välja tuua nimeliselt, kes on eriti tubli sinu silmis? Ja neid on, võib-olla mainiks ära 2 panka, kellega ma olen koostööd teinud ja kellele vormiriided, et üks on siis LHV Pank ja teine on Coop Pank, kes mõlemad väga hindavad kodumaist toodangut ja see, et see tarneahel ja kogu see siis toode oleks võimalikult keskkonnasõbralik. Eks sealt liigubki raha, on ju? Hästi, mõtlen, kus see loogiline jätk nüüd on. Mul hea meel, et Eestis on neid tublisid ettevõtteid. Kuidagi nagu osa minust arvab, et neid on äkki tulemas veel, et äkki pigem vähem. Aga samas olles ka selles ESG maailmas ja kogu selles ringmajanduse maailmas, siis me liigume ja on näha, et Euroopa Liidu suunised tõukavad meid sinna. Need on sellised suured pikad hoovad, mis ei võta 1-2 aastat, et need võivad isegi kauem võtta, aga see tundub olevat see tuleviku siht ja suund. Mitte ainult tekstiilis, vaid ka laiemalt. Ja, aga ma ei tea, kas mul sobib Susanna, et veel korra piinata, aga et sa olete kasutanud enda tootmises teise ettevõtte, näiteks avaeksperdide jääke. Kuidas sa nagu ise hindad, kas jääkides tegemine on lihtsam, raskem ja siis kuidas see on tarbijate poolt vastu võetud? Kas pigem tahetakse selliseid redisainitud asju või pigem on see selline kuskile vaiba alla pühitud? Ma arvan, et see oleneb nii-öelda siis sihtgrupist, see oleneb disainist. Kas see on lihtsam või keerulisem, see oleneb sellest nii-öelda tootest, mida sa siis hakkad kas redisainima või siis kanga jäägist minu puhul, mida on vaja siis, millest on siis vaja uus toode teha. Et kuna mina kasutasin kanga jääke, mis olid suhteliselt suured tükid kardinatest, siis oli see disainiprotsess küllaltki lihtne. Et kui me räägime juba olemasolevast tootest, mida oleks vaja siis redisainida, siis kindlasti on see ajamahukam ja ressursimahukam ja seetõttu on see lõpphind ka kõrgem. Aga ma tean, et ka Auli on redisaininud riideid, mis on oluline osa kogu sellest süsteemist. Kas sa tahad ka siia mõne sõna öelda? Ja tead, ma tegelikult tahtsin seda öelda, et ma hakkan just redisainima Kristjan Järvi orkestrile uusi vormirõivaid ja ma teen need siis riietest, mille ma ei saa seda ettevõtet öelda, on hästi suur ettevõte ja nemad saatsid siis või tahtsid saata mitukümmend euro alust enda töötajate vormirõivaid põletusse ja ma ei tohigi öelda, et me nende põletusse mõeldud riideid kasutame nüüd selle orkestri vormirõivastena, olgugi, et see on jätkusuutlik, see on tore, et nad seda põletusse ei saada ja nad ei taha mitte kuidagi sellega seotud olla. Nemad tahavad, et need riided saaksid hävitatud. Suht tore on ju? Ja mul on ka selline kogemus olnud.
vaiki maha, jumala tore, et teed näitepilte ka pärast, aga ära ütle, et need on meie asjad, ära ütle, et mis me tahtsime, et neist saaks aga tore, päästa maailma, jah. Mis ma oskan öelda? Ühest küljest tore, teisest küljest maru kurb, et sellel on ka ingliskeelne sõna green blushing ehk siis, et ma teen midagi head, aga ma nagu salgan seda natukene ka maha ehk siis, et nad natuke võtab punastama ka, onja. Et nojah, äkki kunagi tuleb välja, kes see bränd on siis või ettevõte. Ma loodan, et ei tule sellepärast, et kui tuleb, siis ma saan iga välja tulnud asja eest 10 000 € trahvi, nii et loodetavasti ei tule see välja. Aga vahest võtavad ise siis julguse rindu ja räägivad. Ja võib-olla. Hästi. Nii, meil on meil on siis need tootmisjäägid, meil on inimeste jäägid. Kas ne üldse võiksid tulevikus minna ühte patta kokku või peame neid süsteeme hoidma eraldi? Sest et täna ju kogutakse kõik ühte patta kokku suuresti. Need peavad olema eraldi. Et väga lihtne põhjus on see, et siis meie siin kantud riided on esiteks sisaldavad kemikaale, kui me nad ostame. Paraku nad sisaldavad kemikaale ka pärast seda, kui me oleme nad ära kandnud ja tahame neist loobuda. Ja mõned meie riided sisaldavad seda veelgi enam, veel rohkem pärast meie kandmist. Et meie kodudes on ka kemikaale ja kõiki muid aineid. Ja kes neid võib-olla ka tarbib, mine sa tea. Igal juhul see tarbijärgne riie, seda ei saa panna kokku tootmisjäägiga, mis on oluliselt puhtam. Oot. Kuidas ta puhtam on? No ta on puhtam sellepärast, et ta ei ole tarbija poolt saastunud. Ja aga tootmisjäägis võib sees olla, ütleme näiteks voodipäitse kangas, seal on sees juba teflon või see mingi kemikaal, et oleks tulekindel. Tarbijajärgses jäägis seda ei ole. Aga selles see asi ongi, et tootmisjäägi puhul on sul võimalik seda selekteerida, et sa lepid tootjaga kokku, et ole ja need tefloni asjad, eks ole, pane kõrvale. Anna mulle nüüd ainult need mingid vatid, eks ole. Või aga nad ei tee seda. No jah, aga ütleme, see on võimalik. Ma ütlesingi, see on võimalik. Aga ütleme, tarbijärgse riide kogumisel on see praktiliselt võimatu ja siin on kõik asjad, tugevad lukud, trukid, erinevad materjalid, kõik on koos ja neid purustisse panna, et seesama sa tõid selle näite sealt Viljandimaalt, eks ole, et nad proovisid, eks ole, et tükk aega puhastasid oma masinaid, et nad saavad ainult ümber töödelda tootmisjääke. Kui mõelda statistiliseks, siis see oleks ka ikkagi mõistlik, mulle tundub, hoida neid nagu eraldi või tähendab koos, sina tahtsid neid koos hoida või? Neid tuleb eraldi hoida. Ja ikka eraldi on ju. Ja. Et läbi selle meil on ikkagi ülevaade ka, mis meil üldse toimub nagu, et kui palju meil tuleb tarbijalt seda, kui palju meil tuleb tootmisest neid jäätmeid ja nii edasi. Kindlalt ma arvan ka, et nad peavad eraldi olema, aga ma lihtsalt tahtsin pointi meikida. Aga aga miks meil täna siis need koos on? Prügi on kõik koos ju. Jah, et neid ümbertöötlejaid lihtsalt on niivõrd vähe, et neid praktiliselt ei ole, aga kui need on, siis need leidub täna ikkagi üksnes tootmisjääkide ümbertöötlemisel või taaskasutamisel. Täna me teame eelkõige, mis meil on ju jäätmed, aga jäägid, seda me ei teagi ju. Jah, tegelikult kas see SEI uuring neid jäätmeid või neid jääke ei käsitlenud eraldi? Viimane uuring. Jah, äkki seal oli ikkagi jäägid ka. Lihtsalt ega Eestis ju olulist tekstiili ja riide tootmist ei toimugi. Et selles mõttes meil, kui me räägime ka tootjatest või tootja vastutusest, siis meie mõistes on see tootjagi kaupmees siin, maaletooja. Et neid tootjaid on meil kogu mahust arvestades näpu täis. Ja siis tegelikult meil on üks hall ala, mis on meie eratarbijad, kes me tellime oma üksiktellimusi kuskilt ultrakiirmoe brändidest nimetamata nimesid, mida tegelikult ei ole võimalik mitte kuidagi statistiliselt siis kokku võtta. Et see on üks hall ala. Ma eeldan, et seda on ka siis tootja vastutuse kontekstis täna käsitletud, et kuidas me seal hakkame toimetama. Selge on see, et kui me tellime indiviididena üksikult kuskilt välisriigist kaupa, siis on väga keeruline üldse seal midagi kuskile jälile jõuda. Aga vaba turg, kapitalism möllab ja hullab, et mis me siin ikka teha saame. Mitte osta. Mitte osta, aga kaupmees tahab ju ka raha saada. Temal on ju ka pere vaja ära toita ja ise tahaks söönuks saada. Ja. Mina ka, jah.
hästi, vaatame nüüd natuke tulevikku ka äkki, mis arvate? Täna need olud on nagu on, meil ei ole hästi toimivaid süsteeme. Eesti natukene proovib siin üht-teist toimetada. Me ei tea, kui edukaks see suur projekt kujuneb. Hoiame pöidlad pihus, mõtleme neile, saadame kõik head mõtted teele. Aga mis see ideaal oleks? Millest meil täna on kõige enam puudu, et see süsteem toimiks õlitatult, mõnusalt, sujuvalt? No minu arust inimene ei tea, mida teha oma ühe siukse plekilise või augulise või üks nööp puudu asjaga. On ju, et ütleme, kui korduskasutusringid toimivad, on ju. Tore on, inimesed käivad ja ostavad neid teise ringi asju. Aga et mida teha sellega, kus on üks nööp puudu või üks väike auk, mis tegelikult väärindamise kaudu saaks, mille eluiga saaks pikendada, on ju. Et meil puudub see süsteem, meil võiks olla selline süsteem, kus me teemegi kollektiivselt, parandame, liigutame asju. Aga meil on rätsepad igal pool ju. Ja ma tean, aga nad ei ole minu arust väga popid ja nad on expensive. On ju, et nii, ühesõnaga. Ja ma lihtsalt lisan, lihtparandamine peaks olema meie iga ühe selline asi, mida me teeme igapäevaselt, et see on normaalsus. Mitte selliselt, et meil ei olegi kodus niiti ega nõela. Et need elementaarsed asjad võiksid olla olemas. Nii, Maiko. Kindlasti üks põhiline lahendus on tootja vastutus. Ehk siis kaupmees, maaletooja maksab iga sisse toodud kilogrammi pealt circa 1 euro maksu ühiskassasse, mille on moodustanud tootjad, maaletoojad, kaupmehed. See 1 euro tähendab kuskil 20 miljoni eurost fondi Eestis kõikide kirjade järgi. Ja selle 20 miljoniga hakatakse siis selle riidega tegelema. Teda koguma, teda korduskasutama, teda ümbertöötlema, taaskasutama, kõiki neid toredaid sõnu kasutades. Et sealt hakkab nagu kõik peale. Selles mõttes see kõik on õige, et jah, keegi võiks harrastada nööpi ja nõela, keegi võiks osata riiet sorteerida, aga selleks, et nagu päris lahendus tuleks täpselt nii, nagu meil on täna elektroonika puhul, nagu meil on pakendi puhul, see saab tulla ainult läbi tootjavastutussüsteemi, et inimene ja riie on ikkagi nii suur massitoode, et õpetada siin kõik seda sorteerima, parandama, see on kõik väga õige, see on väga tore, aga et suurt mõju avaldada kogu süsteemile on vaja tootjavastutust. See on lahe, et sa nimetasid elektroonikat. Kuidas meil elektroonikaga asi toimub, siis toimib. Kõik elektroonika maaletoojad peavad raporteerima veebisaidil siis enda tükke. Kui palju nad on mingeid akusid, patareisid maale toonud, on õige? Ja ma võib-olla lihtsalt ütlen edasi, et siia, et see arutelu nagu väga morbiidseks ei lähe, et parem näide on pakendiringlus, kus Eesti pakenditootjad siinsamas õlletehas, eks ole, ja kõik teised, kes pakendid korralikult välja annavad, on moodustanud väga eeskujuliku, lausa ägeda ja väga hästi toimiva pakendiringlussüsteemi, mis täitsa majandab ennast kenasti ise ära ka. Väga hea näide. Et sarnase asja peaksid tegema ka siis riidetootjad, kaupmehed, maaletoojad. Hea uudis on see, et ma nägin neid tootjaid, maaletoojad, kaupmehi oma silmaga viimane kord ministeeriumis ümarlaual ja neil läks natukene nagu miski põlema, et neil ilmselt tuleb seda teha. Neil pole sellest pääsu ja me leppisime kokku, et nad mõtlevad selle peale sel suvel ja sügisel tullakse uuesti kokku ja otsustatakse, kes kuidas seda teeb. Igal juhul tootjatele, maaletoojatele on mõistlikum seda ise teha, siis nad omavad kontrolli selle raha üle, mida nad ise sinna võrdselt panustavad ja otsustavad ka seda, kuidas ja kõige parem on riietega siis tarbijajärgselt uuesti toimetada. Ma nägin, et seal on potentsiaali, kaupmeeste, tootjate, maaletoojate liidud on meil täna Eestis aktiivsed, tegevad ja nad on võimelised tegelikult sellise süsteemi Eestis looma. See on positiivne, see on ainult positiivne. Ma arvan, me kõik oleme oodanud seda, mida Maiko just meil ütles. Eur tuleb riidele juurde, aga siit tekib tegelikult küsimus, et kas... See oli minu
väljamõeldis, et seda ei ole kuskil kokku lepitud ega ametlikult kirjas. Aga see tundub reaalne, sest et... See on enam-vähem reaalne. Ma tean, Lätis on ta kuskil pool eurot euro ringis, Prantsusmaal on seal euro. Et noh, see võiks, mõte on selles, et küsimus ei ole, kas euro 2 või pool, eks ole. Mõte on selles, et ta kataks ära need kulud, mis riide tarbija järgselt siis riietega tegelemisel tekivad. See on see mõte. Aga mina siin mõtlen, et üks riie võib meil ringi siin liikuda läbi teise ringi poodide 10 kordi. Kas iga kord me lisame siis euri juurde või? Tähendab, see maks tekib piiri ületades. Okay. Aga Eestis toodetud, Eesti tootjad saavad siis selle maksusoodustuse või? Huvitav. Viimati, kui ma rääkisin ministeeriumiga, siis öeldi, et Eesti tootjad saavad mingisuguse soodustuse küll, aga ma ei tea, kus maale see on läinud. No neid tõesti kogu mahust on lihtsalt, ma ei tea, ma peast ei ütle, aga kas 10% või mõni protsent, ma ei tea, väga vähe. Hästi, no jõudsime poolele teele. Meil on siis raha, meil on toimiv süsteem, aga kas meil on ka siis lahendusi, mis me teeme nende kokku kogutud tekstiilidega. Meil on see üks tehasekene seal ida pool, loodetavasti, kes toimib ja kelle siis toodang on piisavalt nõutud maailmas. Kas meil on piisav sellest või kas me vajame veel mingit innovaatilist tekstiili ümbertöötlust, lahendust? Tead, ma arvan, me otsime kogu aeg seda innovatsiooni ja mõtleme juurde ja edasi ja tulevikku ja tegelikult me peaksime minu arust minema tagasi oma juurte juurde ja siuksed kogukonna kesksed väiksed miniväärindamiskeskused oleks minu arust hea lahendus. Et need samad kohad, kes panevad neid kaltsukaid ja kirbukaid kinni, siis tegelikult need kohad võiksid olla avatud ja iga kogukond saab ise enda need augud ja nööbid ära parandada. Ma olen selles mõttes hästi nagu maapliks. Minu arust seal maakohtades me võiksime neid väikseid asju parandada ja teha. Ma olen nõus, aga see nõuab ka seda ressurssi, inimressurssi. Ja, aga meil on inimesi maal. Mõned ikka on raudselt. Aga see on ka seksikas teema seal maal. See on täiega seksikas teema. Tuleme kokku, parandame. Võib-olla 2 mõtet siia, et noh, me räägime jah hästi palju igasugustest lahendustest, kuidas rõivad parandada ja tarbija harjumisi muuta ja nii edasi. Aga fakt on selles, et täna, kui minna jäätmejaama, ükskõik millisesse, minna kõige uhkemasse ringmajanduskeskusesse, näiteks Tallinnas, siis sa leiad sealt riide ja tekstiilikonteinerist ka pakendis asju. Rääkimata siis korduskasutatavatest asjadest. Ja ausalt öeldes on nagu häbilugu, et räägid siin igasugustest imelahendustest, eks ole, samal ajal lihtsalt. Samal ajal, kui me siin istume, räägime imelahendustest, samal ajal lihtsalt pakendis asjad on meil prügikonteineris, eks ole. Et see on minu jaoks nagu täielik error, nagu dissonants. Et miks? Kuidas nii? Süvenesin asjasse ja tuleb välja, et selle probleemi taga on tegelikult kohalik omavalitsus, kes tellib täna Eesti riigis jäätmeveo ja jäätmekäitluse. Ja kohalik omavalitsus peab oma hangetes tellima ka selle korduskasutuse sisse. Ta peab lihtsalt hanke tingimustesse selle sisse kirjutama. Kust raha tuleb? Raha tuleb 1. jaanuarist järgmisest aastast ühest väga lihtsast kohast. Selleks on olmeprügi hind, mis 3-kordistub. Ja ongi raha olemas. Ongi raha olemas ja sellega tuleb ühtlasi teistpidi doteerida ehk siis peensõna ristsubsideerida, jäta meelde, ühtlasi ka korduskasutust ja miks mitte seal samas jäätmejaama territooriumil. Mõnel pool on juba need korduskasutustoad, miks mitte konteinerid, miks mitte ei võiks seal olla korduskasutajate kohad, eks ole, kuhu inimene saab oma asja jätta. Seda lihtsalt ei ole hangetesse sisse kirjutatud, kohalik omavalitsus ei ole lihtsalt võimeline täna seda isegi tellima, eks ole. Ma arvan, ka hanked jooksevad on ju, et hanked jooksevad kogu aeg. Meil on Eestis olemas jäätmehoolduskeskus, kes teeb seda ka koordineeritult paljude omavalitsuste peale. Osad omavalitsused on võrgustunud selleks. Tegelikult see iseenesest võimekus on olemas. Oota, kas ma panin nüüd võib-olla valesti tähele, aga tahan üle täpsustada, et kui täna on jäätmejaama siis tekstiilide viimine tasuline, ma pean maksma ju selle eest. Siis järgmisest aastast on see tarbijatele tasuta või? Ei, lihtsalt kui täna on ta enam-vähem olmeprügiga samas hinnaklassis,
siis olmeprügi läheb eest ära kõikide muude liikidega võrreldes. Mis sellest tekstiilist ja riidest saab, ma ei tea, mis selle hinnaks kujuneb. Aga fakt on selles, et olmeprügi hind lendab kõrgustesse ja üleüldse prügi hind lendab kõrgustesse, eks ole. Et siis sealt tekib veel järgmisel aastal päris palju raha. aga ma kuulen Maiko su jutust, et tootja vastutus on ju, kaupmees paneb kilohinnale hinna juurde, kes maksab selle eest? Inimene. Nii prügi läheb kallimaks, kes maksab selle eest? Inimene. Kõik on ilusad süsteemid, mida me ehitame üles inimeste raha eest, on ju. Aga tead mis? Teeme kogukondades väärindamist, keegi selle eest maksma ei pea, annetad oma aega ja palju ilusam maailm. Teine mõte, mis ma tahtsin öelda, on see, et mis nagu mujal maailmas ka, mida ma olen tähele pannud, toimub, on see, et ka tavakaupmehed, need, kes täna Eestis siin ärkavad, et mingi tootja vastutus tuleb ja meile tulevad kohustused. Mujal on see juba ju reaalsus, eks ole, ja mõeldakse selle peale. Ja ma tean, et H&M on tegemas päris suuri investeeringuid ka enda kaubandusringlusesse seda korduskasutusse sisse integreerimast. Kui sa küsid tuleviku teemat, siis ma arvan ja julgen arvata, et tulevik on teatavat liiki komisjoni müükide päralt. Ehk siis, et siia tulevad koos selle tootja vastutusega mingid hübriidsed lahendused ka täiesti tavalistesse kaubanduskettidesse, kus sa saad oma asjad tuua. Sa võib-olla saad sellest mingisuguse kupongi, mingi tasu, aga ilmselt see lõpuks integreerub kuidagi moodi ka tavalisse kaubandusse. Ja see võib tõesti juhtuda 10 aasta jooksul. Tootja vastutus, ma loodan, et tuleb siiski paari aasta jooksul. Aga Pille-Riin, sina oledki tulevik siis ju? Ja ma olengi tulevik, kuigi ma ühtpidi tunnen ennast nii suurena ja samas ma tunnen ennast nii väiksena. Et kui te enne ütlesid, et selleks, et üldse taaskasutusel oleks mingi mõju, siis see tähendab seda, et kõik inimesed, kes siin täna on, põhimõtteliselt peaksid piltlikult öeldes taaskasutusse riietuma, on ju. Mis tähendab omakorda seda, et kõik need poed, mis meil siin täna on, peaksid, vähemalt iga teine, siis peaks müüma taaskasutatud riideid, on ju. Kuidas selleni jõuda, mul juba tekib stress sellest mõttest, aga küll me jõuame. Et selles mõttes, et nähes, kui palju neid poode juurde tuleb, jah, me ei ole suutnud teha mingit suurt nagu kaubanduskontserni, on ju, aga juba see, et neid pisikesi on palju, ka see on abiks, on ju. Ja selleks, et meil ei satuks jätkuvasti need pakendis riideid sinna konteinerisse, jah, see on tõenäoliselt väga pika mõjuga töö, aga me peame seda teavitamisega jätkama. Ja see lugude vestmine ka on nagu väga suur vahe, kuidas sa seda teed, et kui sa lihtsalt nagu käsid ja keelad ja ütled, et ei tohi nii teha ja see maailm lõpeb meil otsa, kui sa viid oma pakendis asja sinna konteinerisse, siis tõenäoliselt keegi väga ei kuuletu sellele, ta viib ikka. Aga kui seda teha sõbralikult ja tekitadagi inimesesse sisemine ikkagi kutse viia see oma pakendissärk nüüd uuele ringile siis nii-öelda teise tiiru, siis ma arvan, et sellel on nagu mõju. Väga head mõtted. Ma lisaksin veel juurde, et minu arvates ongi oluline lisaks ka sellele, et tarbijaid harida, et mis teha siis oma nende toodetega, mida nad siis ei kanna ja mida siis viia erinevatesse konteineritesse või siis teisele tiirule, eks. Ka see, et me ostaksime jätkuvalt parema kvaliteediga asju, et me maksaksime rohkem, et meie tooted oleksid püsivamad ja siis tänu sellele me saame neid edasi teistesse ringlustesse. Et see tarbimiskultuur, see on nagu üks tohutu voog, mis meid lihtsalt haarab endasse ja isegi kui isegi kui ma mõtlen, et ma olen mõtlev inimene, ma tean sellest taaskasutusest ikkagi oma jagu, ma olen iga päev sellega seotud, siis ma olen aus teiega. Mul on ka see demo äpp, ma teen selle lahti ja mul on väga suur kiusatus sealt nagu ikkagi nii mõndagi tellida. Lase äpp maha. Ja ma peangi seda tegema, on ju. Aga et kui me mõtleme nende maapiirkondade peale, siis ma arvan, et mida keerulisem on majanduslik seisukord, seda kergema vastupanu teed me läheme, sest meil on kõigil vaja panna riided selga, lapsed riidesse ja nii edasi, on ju. Et nii lihtsalt on. Olen nõus. Ja samas, kui tihti me tegelikult mõtleme selle peale, et kuna meil mingid tooted juba on olemas, meil on mingid asjad olemas, et meil on jälle midagi uut vaja, sest see turundus ja see mindset ongi, et kõik on disposable.
ja kui meil midagi vaja ei ole, siis me mõtleme, et mis meil vaja võiks minna. Mis teeb töö heaks. Just. No selge. Nii, Maiko, viimane mõte oli sul veel? Üldse? Jah. Siin lõpetuseks. Jah, mina ütleks küll lõpetuseks, et kui rääkida sellisest laiapindsest lahendusest täna ja üsna madalal rippuvast õunast, siis need asuvad täna meie jäätmejaamades ja kohalike omavalitsuste käes. Et kõige lihtsam, käega katsutavam on seal asju muuta. Ma toon ühe näite, et keskkonnateenustega teeme siin koostööd. Auli teeb tekstiilitaksot, eks ole. Läheb rõõmsalt, teeb kõike seda, mida sa kirjeldasid, sõbralikult, hea kommunikatsiooniga. Inimene hea meelega on valmis sorteerima tema jaoks oma riided erinevatesse kategooriatesse. Mina oleksin kõike valmis su heaks tegema, kui sina tuleksid minu riiete tekstiilide järgi, eks ole. Et keskkonnateenustel on ka kodukorjateenus hinnakirjas. Ma ei tea, ta maksab seal mõned eurod kord ja siis tuleb eraldi auto sulle koju sinu siis riide tekstiili jääkidele järgi. Seda igal pool ei ole, ma ei tea, see on mingitest kindlatest omavalitsusest jälle, kus omavalitsus on selle hankega sisse tellinud. Ja siis me läksime vaatasime, keskkonnateenus küsisid, et mis nende kottidega nüüd peale hakkavad. Ja mõtlesime hea meelega tuleme vaatama, mis seal siis sees on. Ja loomulikult seal oli ühte teist, mis on müügikõlbulik, aga enamus on loomulikult prügi. Ja ta peabki prügi olema, sest see ongi jäätmeveoteenus, eks ole, iseenesest. Nagu idee järgi. Aga jällegi, kui lihtne oleks omavalitsusele panna sinna hankesse, et palun viige sellele kodukorja kliendile 2 kotti, 1 koti asemel. Ühes on prügi ja teises on see, mis kõlbab veel kasutada. Imelihtne. Ja see, et kõik need ärid teeksid ka omavahel koostööd, on ju. Et seda pole ju täna üldse ja kõik see, millest sa alguses rääkisid, need toetused ja nii edasi. Et kõik on olemas, raha on olemas, tegelikult. Näita mulle seda raha, palun. Raha tulebki sellest samast. Ei, raha tuleb ju lõpuks selle tarbija käest, kes laseb selle ära viia, et tema maksab selle kõik kinni. Ei ole niimoodi, et omavalitsus peab maksude eest seda kinni maksma. Ei, kirjuta see hankesse, see läheb jäätmeveo teenuse eelarvesse ja täpselt nii ongi. Aga tead, mina annan inimesele 3 kotti tegelikult. Üks on roheline, mis on korralik, pane sinna asi sisse, mis on kohe korduskasutatav. Annan kollase koti, mis on väärindamisse, pane sinna see, kus on üks auk või plekk või millega ma saan veel midagi teha. Ja siis annan sinise koti, mis on kodutekstiil, sest sellest me umbleme asju ümber. Ja väga lihtne, inimesed saavad väga hästi 3 värvist aru, saavad aru, et kollasesse läheb veidi katkine asi ja neil on okei see sinna panna. Nad ei pea mind skämmima, seda sinna rohelisse kotti panema, sest ma olen neile lahenduse andnud. Ja see tuli välja ka uuringus, mis me siin aasta alguses tegime. Inimesed on valmis täpselt niimoodi toimetama, aga neil ei ole antud võimalust. Meil puuduvad kogumiskohad, kuhu viia musti määrdunud rõivaid tekstiile. Kell on saanud 3. Aitäh kõikide sõnade, kõikide mõtete eest, mis te siin jagasite. Suur tänu ka teile, kes te kuulasite. Kohtume siis tulevikusüsteeme lahendades. Aitäh teile!